mamita le pregunté, seré yo linda, seré yo rica, y así me dio a entender. ¿Qué serás? Serás lo que vas a hacer, serás. El tiempo te lo dirá. ¿Qué será? Serás. ¿Qué será? Serás. Mis siis toimub õigupoolest? See toimubki 25 aastat sõjast. Sellest kantud ka võib-olla mitte harjumuspärane uniform. Olen veteran. 25 aastat tagasi lõppes minu jaoks sõda. Ja nende sündmuste mälestuseks tähistan ma igal aastal täna 28. jaanuaril võidupäeva. See on minu võidupüha. 25 aastat võitu. Selle sündmuse auks ja mälestuseks on ikka laual tort. Alati leiduvad käed, kes selle tordi valmistavad. Palju aastaid valmistasin ma ise selle oma sõjakaaslastele. Esimestel aastatel mäletan, esimesel võiduaastal õigupoolest tegi selle mulle mu ema. Selle tordi valmistas mulle minu kallis Seia, kes on mu kõrval olnud nüüd üle 5 aasta, kes täiega mõistab ja teab, mis oli see võit, mille ma saavutasin 25 aastat tagasi, kui me veel teineteist ei tundnud. Ja räägiks siis natuke lähemalt, mis võitlused need olid ja mis sõda see oli. See oli karm sõda. Seda sama sõda peavadki igal hetkel inimkonna keskel 100 miljonid inimesed. 100 miljonid on elu ja surma piiri peal, võideldes enda sees oleva vastupandamatu kirega joobuda alkoholist. Teised 10 miljonid võitlevad oma võitlust selle vastupandamatu ihaga põgeneda narkootikumide udusse ja leida seal unustust. Minul oli võitlemist alkoholiga. Alkoholist sai mu kuningas, kes täiega kontrollis mu elu kõiges ja kõikjal. Ja ma olin tema ustav palgasõdur, kes veetis viimased aastad. Ma võin silmas aastaid siis täna 25 aastat tagasi ja sealt tahapoole. Palgasõdurina selles armees, kus kohas oli mu ümbert lahkunud harjumuspärane, tavaline, sotsiaalne kiht, mis on igal inimesel. See oli lahkunud, ma olin eemaldunud kõigest, mis oli normaalne ja olin liitunud selle palgaarmeega nimega alkohoolikud, tegutsevad alkohoolikud. Kuidas ma sinna jõudsin? See pole enam oluline, sellepärast et võit saabub 25 aastat tagasi. Ja see kaunis meloodia ja need kaunid sõnad, mis kõlavad kõigis, praktiliselt kõigis maailma keeltes, mis oli selle video alguses taustaks mängimas. Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib. Essara, essara. See kõlab algupärandina tegelikult hispaania keeles. Ja ei osanud ma tollal 25 aastat tagasi ette näha, et oma 20. võidupüha tähistan ma juba siin Hispaanias. See oli siis nüüd täna 5 aastat tagasi. Ma ei osanud seda ette näha. Sellepärast on see kaunis meloodia, mis kõnetab tegelikult kõiki inimesi, absoluutselt. See kaunis meloodia on iseäranis kallis,
sest ta töötab ka täna täiel määral ja ta töötab igal hetkel. Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib. Ei osanud mina ka tollal 25 aastat tagasi kooberdades poolpimedana ja täiesti pärsitud ajutegevusega, aga ainult inertsi najal kooberdasin ma Tallinnas ühte klubisse, ühte keldriruumi, mis asub Wismari tänaval. Ja kui sa natukene tead nendest asjadest, siis sa saad aru, kuhu ma suundusin. Ma jõudsin AA rühma oma esimesele koosolekule. Ja sellest koosolekust saadik ei ole ma 25 aasta jooksul tarvitanud tilkagi alkoholi. Ja mis kõige olulisem on see, et selle 25 aasta jooksul ei ole olnud ühtegi arvestatavat. Isegi ma võtaks selle sõna arvestatava sealt vahelt ära. Ei ole üht ainsatki hetke ega seisundit olnud, kus kohas ma olen leidnud ennast mõttekujundilt. Aga miks mitte natuke tarvitada alkoholi kuidagiviisi? Ma ei ole leidnud. Ja see on suur Jumala arm, mis on mu üle olnud need 25 aastat. Et ma olen võinud püsida selles staatikas, võiks öelda, selles stabiilsuses, et ma ei ole läinud tagasi, sest mul ei ole siin enam tõmmet olnud. Sest uus elu kogu oma spektris, mis avanes siis tollal 98. aasta 28. veebruaril, osutus kordades ilusamaks, täiuslikumaks, täis lootust ja täis kõike head. Milleks minna tagasi? Kõik see on toimunud, muideks, kantuna sellest teadvuses valitsevast seisundist. See oli esimestel kainuse päevadel ja nädalatel oluliseks juhtlõngaks see lihtne mõte. Päev korraga. Täna on asjad nii. Homset veel ei ole. Eilne möödas, seda muuta ei saa. Ja mis ma sellega öelda tahan? Et kiidelda, et mul on õnne olnud. Kahtlematult. See sisaldab ka seda. Täna siin kaugel Hispaanias oma uuel kodumaal, kus ma elan, ei ole mu ümber enam harjumuspäraselt neid omaaegseid sõjakaaslasi ja neid, kes on samasuguse võidu saavutanud. Aga ma olen teile tänulik. Kallid õed ja vennad, kallid mõttekaaslased selles teemas, mis on võitlus iseenda sees oleva alkoholikuradiga. Kurat alkoholismi näol peitub minu silmade taga mu teadvuses ja ta on alati valmis ründama, ületama selle nähtamatu piiri ja taas viima inimese sellesse hämasse, sellesse pettuste teele ja lõpptulemusena täieliku hävinguni ja lõppeesmärk surm, mida võib tinglikult nimetada ette arvamatuks surmaks. Ja ka see selleks. Üks on selge. Olen jäänud võitja poolele. Päev korraga. Elu selle 25 aasta jooksul on sisaldanud tõususi ja langusi, aga prevaleerima on jäänud üks põhiline. Ja see kõlab niimoodi, et Jumala õige tõuseb üks kord rohkem kui kukub. Läbikukkumised päeva raames tabavad
meid kõiki. Igalühel meil on oma elu filosoofia, omad kreedod, oma eesmärgid, kinnistatud printsiibid ehk oma isiklikud käsulauad, millest me ei soovi kõrvale kalduda. Aga paraku seda juhtub. Ja see ongi see, mis on kaetud selle lihtsa lausungiga. Jumala õige. Tõuseb üks kord alati rohkem kui langeb. Langemine toimub päeva raames. Ta ei toimu mingisugustes suurtes mastaapides. Täna ma võin läbi kukkuda oma asjadega, oma elukvaliteediga. Aga ma tõusen taas usus elavasse Jumalasse, usus Jeesusesse, Kristusesse, kes on minu komandör, kes juhib mind läbi kõigist elukaridest. Ja ma usaldan teda, usaldan oma saatuse tänasest päevast tema kätte ja mitte kellegi teise kätte. Ma ei usalda midagi siin maailmas, mitte kedagi, mitte ühtegi võimu ega valitsust ega ühtegi inimest. Kaasa arvatud kõige lähendasemad. Miks ma võin seda lihtsalt öelda? Sest need käed, mis hoiavad seda kaamerat praegu ja mu mõtteid, neid tänaseid võidupäeva mõtteid lindistab. Nende kätte taga on inimene, kes täpselt samamoodi usaldab esimeses järjekorras elavat Jumalat ja tema komandariks on samamoodi Issand Jeesus Kristus, kes juhib meid kõigest ja kõigest läbi. Ükskõik kui hämaraks võib muutuda meie ümbritsev keskkond, ükskõik kui hirmutavaks, ähvardavaks muutuvad olukorrad, milles me kõik ühtlasi terve inimkond liigume, seda enam kinnistub usk. Ta kannab läbi ükskõik mis olukorrast. Ja nii võin ma veeretada lõpmatuseni seda teksti, aga kõige olulisem on see, et mul on südames säilinud tänutunne ja teadmine sellest, et ma olen tavaline lihtne molekul, üks molekul miljarditest molekulidest. Ja ma olen välja toodud kaosest, olen saanud kogemuse, võimsa kogemuse ja hiiglama hea on kulgeda kindlas teadmises, et ma olen võitja poolel. Võitja poolel kõiges oma arvamistes, kõigis oma tunnetustes, kõigis oma kulgemistes, mis laienevad kahtlematult oluliselt kaugemale kui minu spetsiifiline erisus, et ma ei ole võimeline tarvitama alkoholi nii, nagu seda luksust saavad lubada 100 miljonid inimesed ja see ei tee neile midagi. Olen inimene, kes kuulub sellesse kategooriasse, kes mingitel asjaoludel ei saa seda luksust endale lubada. See viib kaasa nagu orkaan ja seda illustreerida ei ole ju mõtet. Tead sina, kes sa jälgid mu mõttelõnga praegu, sa tead väga hästi, et tegemist on tõelise katkuga ja see katk. See on tõeline katk, see on vaimne katk, mis on aastasadu siin sellel lääne ühiskonna poolel niitnud kindlasti viimased 1000 aastat inimesi oluliselt võimsamalt kui must katk ise, rääkimata muidugi sellest viimasest tühisest avantüürist, mis keerati kokku koroona ümber. See tõeline katk, mis igas päevas, see statistika on lihtsalt sellisena minuni jõudnud, igas päevas hukkub alkoholismi läbi üle 5000 inimese siin planeedil, kelle surma põhjuseks on ühemõtteliselt määratletud krooniline alkoholism. Ja sellest tervenemine tundub olevat nii väga lihtne, aga paraku see ei ole nii lihtne.
sest arvud räägivad iseendast. 5000 inimest päevas, ümmarguselt, see on tinglik arv, vahet ei ole, seda võib ka 10 000 olla või 3000. Üks on selge, see on vääramatu jõud, mis purustab inimese elu, purustab kõige selle inimesega seonduva ümbritseva keskkonna inimeste kvaliteedi, elukvaliteedi. Tegemist on kohutava saatanliku jõuga, mis haarab ühe osa inimkonnast, viib kaasa. Mingil osale antakse armu. Ja see ongi see, mida ma saan ainult sellel päeval tuua esile. Mitte minust ja minu tahtejõust ja otsuse kindlusest ei ole see sündinud, vaid ainult Jumala armust. Ja selle armu eest saan ma ainult ühe asja tuua esile. Lihtsa tänutunde elavale Jumalale, kes mu saatust niimoodi juhtis. Ja täna võin ma tähistada oma 25. kainuse aastapäeva.